Selle ma räägin selle kuna mul tere kõigile, ühesõnaga mina olen siis Marika ja niisuguses kohas nagu Palivere, mõni ei teagi seda kohta, aga ta on täitsa Eestimaal ja mind on seal kutsutud teenistusse, nii et nüüd juba 31. aasta. Nii et meie kogudus sai eelmine aasta 30-aastaseks, näeme head välja ikka veel. Peame olema, jumal ei ole veel ära kutsunud. Aga eelmine palvekoosolek just nende samade sõnade peale, ma ei tea, kas Ool just sina ütlesid või Mariana, et ometi sellist asja enam ei tuleks. Eks? Ja eelmine nädal, millal meil oli palvekoosolek, teisipäeval või? Ja ma näen ühte pilti ja võt täpselt samamoodi nutsin, tead nagu sina. Tead, kohutav, ma näen neid tänavaid ja ma teadsin, et see on Tallinn, aga ma ei teadnud seda, et mingi tähtpäeva, ma ei teadnud üldse, et mingi aastaaeg saab või mingi tähtaeg saab täis. Ja ma nägin seda tänavat ja ma nägin just niisuguseid teismelisi poisse, ma ei tea, kui keegi mäletab vanadest niisugustest piltidest, on villased vestid ja nagu ümmargused niisugused nööbid, mis oli heigeldatud niisugused, tõesti, niivõrd kui Jumal näitab niisugused peensusi mõnes asjas. Ja nad seisid, need poisid ja üks laps ja naine seisid ja see oli kõik nii hall. Ja see oli nii kohutav ja ma tean, et kui me palvetasime, mõtlesin Jumal, et selline asi ei korduks, sest mina mõtlesin, see, mis meil tulemas kogu aeg on, et kogu räägitakse, et võib tulla ja me oleme samamoodi palvetanud ja siis, kui me siis palvetasime, nutsime seal, mitte see, et meil üks nutt oleks mingi eri asi, vaid lihtsalt sa oled lihtsalt, nagu sa oled, kaastundlik. Ja kui me olin palve ära palvetanud, siis hakkasime ülistama, ei mäleta enam, mis ülistuslaul see oli. Ja siis kogu selle halli pildi ette hakkas tulema nagu alt üles niisugune kardin. Ja ma usun, et Jumal annab neid asju, siis ei anna ühele isikule, vaid et need on ikka pigem niisugused. Halleluuja. Nii, ma võtan selle lahti, sest et mina olen see vanakooli tüdruk, kes hirmsast armastab paberi pealt, aga kujutage ette, printer on tühjaks saanud, nüüd peab arvutiga. Halleluuja. Halleluuja, tänan sind, isa. Halleluuja. Jah, miks ma olen siin? Kas ma räägin selle juttu ära? Okei, ma räägin, ma räägin, jah, see on tõesti niisugune kummaline. Kuidas ma siia sattusin? Tegelikult, et ma siia sattusin, kõigepealt ma sain sõnumi. Ma sain sõnumi telefonile. Ja telefonis on austatud pastor Marika. Ootame eelemisse jutlustama, kui on juhtimist ja ajaliselt saaks kokku leppida. Pastor Oolius ja tema number. Me ei ole isiklikult pastor Ooliusega kunagi telefoniga vestelnud omavahel, nii et mul tema numbrit ei ole. Ja mõtlesin, et et ma olen ju siin käinud ükskord jutlustamas, eks on naiste, et mis siin siis ikka nii imelik on, ikka inimesed kutsuvad üksteisele külla. Ja hakkan siis helistama, et kõigepealt palvetasin, et mis siis Jumal selle kohta arvab, et ma võin ju ise mis iganes arvata. Ja siis tuli niisugune rahu südamesse ja ma otsustasin, et jah, ma nüüd tulen. Ega mul ei olnud sõnumit ju veel valmis. Ja siis helistan, esmaspäeval, pühapäeval ei võta vastu, esmaspäeval siis võtab Oolius vastu, räägin ära, tere, ma olen Marika, sa kutsusid mind eile, mis ei ole kutsunud. Ei ole kutsunud, ei ole sõnumit saatnud. Nii et ausalt öeldes see sõnum on siin. Ma näitasin enne Ooliusele Marianale. 15. veebruar, jah, on see, jah. 15. veebruar 10.30. See minu meelest laupäevane päev vist oli või hommikul 10.30 on see sõnum tulnud, nii et igal juhul, ja siis Oolius ütleb, ei, mina ei ole sind küll kutsunud. Ma ütlen, siis on olukord lahendatud, sest pole probleemi. Ei, oot. Ja sellepärast ma nüüd siis olen siin. Et mina olen juba otsapidi vanaema ja mul on 3 last, 2 tütart ja poeg. Mul on võrratu abikaasa, kes on nende samade laste isa, see on tänapäeval, ma olen seda aru saanud, et seda on märkimisväärne rääkida. Ja siis ma kunagi olen üldse elanud Jõhvis ja abikaasa on siit Läänemaalt, sealt Läänemaalt pärit. Nii et kuidagi juhtus, et me ikkagi läksime sinna Läänemaale ja seal ma nüüd olen ja seal ma võtsin Jumala vastu, mitte otseselt Läänemaal, vaid ikkagi Läänemaal selles mõttes, et Saaremaal.
et minu esivanemad on Saaremaalt pärit ja ma arvan, et sellest piisab selleks, et te võiksite mind usaldada. Ja ma olen Jumala laps üle 30 aasta, nii et ja üle 30 aasta, 35 vist juba tuleb nüüd. Halleluuja, isa, ma tänan sind. Isa, ma palun, et sinu tarkuse ilmutuse vaim oleks siin. Et me täna koos kõigi sinu pühadega suudaksime tunnetada, milline on Jumal, isa, sinu armastus. Tema armastus, selle armastuse laius, pikkus ja sügavus. Ma saan aru, et need on maised mõõtmed, aga nii me siin maal praegu mõistame neid asju. Sinu kõrgus, et me tunneksime ära Kristus, sinu armastuse ja et me oleksime täidetud, Jumal, kogu sinu täiusega. Ja sina oled meis tegutseva väega, saatmas korda võimsaid asju ja tee seda, mida sina tahad. Jeesuse nimel. Lase korda saada seda, mida sina tahad Jeesuse nimel. Ja nii nagu minu vanem tütar tarvitseb alati öelda, et nii ma ütlen ka teile õnnistust, verekaitset ja püha vaimu ligiolu. Ja lõppeks kiidetud olgu Jumal, meie Jeesuse Kristuse isa. Ma tahan just öelda nende samade sõnadega halastuse isa ja kõige julgustuse Jumal. Ja nii nagu Efesuse kiri 3:21. Temale olgu kirkus koguduses, Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Ja Oolius, mul on sulle kõigepealt üks lause. Kui sa siis ütlesid mulle jah, et tule siis, kui sa nii väga trügid, eks ole. Et siis Jumala käest tulin väga selgelt, ma tahan, et mu kindral jääb alles. Nii et sa oled kindral Jumala silmis. Ja et see jääb alles ja mul on pärast sulle veel üks sõna. Aga see lõpus. niimoodi ma kuidagi jah, nii. Te ju teate, kuidas kogudus sündis, eks? No sündis niimoodi, et pastorile raha ja siis ta käis koolis ära ja ja siis hakati kogudusi tegema. No teate küll, et see on farss, vaid tegelikult kogudus sündis 4 pühipäeval ja see ei olnud üldse minu ega sinu plaan. Ma ei osanud mõeldagi sükust asja. Eks mõtleme alati selle peale, et evangeeliumis on nii suur vägi. Ja kui Jeesus suri ja ta suri koguduse pärast ristil, et paljud võiksid tulla, siis miks mina arvan, et see ei ole piisavalt hea? Ma nagu kritiseeriksin loojat. Ma nagu kritiseeriksin seda, et andis oma poja meie eest. Kogudus on tema enda välja mõeldud. See vahest paneb nagu asjad paika. Ja siis tõesti, Jumal, kas ma tõesti armastan sind nii nirult, et ma ei usalda, mida sa teed? Ma tahan, et sinu ja minu südamed oleksid täna just täpselt seal joone peal. Ma panen need korda, kui ma olen ka kahelnud, ei see kogudus oli piisavalt hea või see pastor oli piisavalt hea. No pastorid me oleme kõik absoluutselt väga head, eks ole. No see oli nagu huumor iseenesest, aga asi ei ole üldse selles, vaid ma küsin nüüd järgmise küsimuse. Küsin kohe niimoodi otse. Kus on öeldud, et sa pead olema koguduse liige? Paljud teist kohe teavad, mõtlevad, et Korintuse ja kõiksugused teoloogilised raamatud tulevad ette ja võib-olla me teeme diskussiooni korralikult. Aga ma mõtlesin seda kogudus, see eklesia, see Kristuse ihu. Et kes ütles? Tead, ma ei tea, kui soolis sulle või mulle tundub vahel, et kui keegi inimene tuleb kogudusse, siis ma kuulen seda nagu sükest ilma hääleta küsimust. Ega ma ei pea siia jääma ju. Ma tulin siia ainult vaatama. Ma tulin. Mulle meeldib üks venekeelne sõna. See on see prihhažanin. Eks see, ma ei oska eesti keeles kuidagi neljaks läbimineja või just nagu siuke prihhažanin. Tuli niimoodi korjaks tuli siia niimoodi. Nii et ja tulnukas tõesti. Et kui piiblis on kirjas liikmelisus, aga tegelikult piibel räägib meile liikmelisusest, siis on eesti keeles, kui ma ütlen läbi käia, siis vene keeles tõesti see prihhažani, see kohe ütleb selle ära. Näiteks minul on perekond, sinul on ka oma perekond. Nii kujutad ette, me oleme seal oma kodus. Astun tuppa, üks istub köögilaua taga. Aga kes sa oled? Prihhažanin tead,
käin siit korra läbi. Niimoodi siin käiaksegi või? See ei olegi või? Aga oma perekonnas me oleme kõik oma perekonna liikmed, eks? Me oleme nii üdini oma perekonna liikmed nii heas kui halvas. Nii puuduses kui rikkuses. Oi ei, no tead, kui vaeseks läks, siis mina astun siit välja ja ma olen mujale kuskile. Nii et kui te tahate nüüd mõelda, mis esimesed kirjakohad, mis teil peas keerlevad, et neid kindlasti tuleb, üks on kindlasti ärgem jätke oma unarusse, oma kogudusse kooskäimiseks, see on niisugune kirjakoht. Ja et me oleme üksteise liikmed ja et Jeesus on meie pea ja tead, minu eesmärk ei ole täna üldse see, et pärast teenistust sa kirjutaksid, ma ei tea üldse, kas keegi on siin niisugune, kellel ei ole koguduse liikme avaldust kirjutatud või kes ei kuulu, ma ei tea üldse sellest, vaid ma räägin sellest, mida Jumala vaim mulle üles õhutas. Nii et see ei ole üldse see koht, vaid ma tahan öelda seda, et tead, kui sa tuled kogudusse, siis tegelikult oled sa juba vastu võetud. Ja ma küsin sinu käest sellest lähtepunktist, mitte see, et kas sa oled kirjutanud avalduse, vaid sellest, et kas sa armastad Jumalat. Just selle, kas sa armastad Jumalat niivõrd, et sa tead, et sa oled üks osa Kristuse ihust. Ja mõni ütleb, ma ei suuda otsustada, ma päriselt ei taha, tean tõesti tahaks vahest öelda niimoodi, et Monika, Peeter, meil on vaja teid, nii väga on vaja. Kas minul? Tegelikult on Jumalal ju vaja neid. Sest nemad saaksid oma kutsumise teostada. Ma mäletan, kui üks minu koguduse liige ütles niisuguse toreda, ta oli tükk aega ära olnud ja siis oli mingi niisugune olukord, kus oli päris mitmeid võõrad, sest mingi seminari oli olnud ja pärast seminari võõrad tulid. Oi, me ei teadnudki, et te siin olemas olete. Ja ma ütlesin, ei, me oleme ikka siin juba päris mitmekümneid aastaid, eks ole, täitsa paikas kogu aeg ühe koha peal. Ja meil on peaaegu algusest peale oma maja. 200 ruutmeetrit, 2 korrust. Nii et selles mõttes me oleme nagu... Ei täitsa oleme. See on ka kõik, mis me oleme. Et selles mõttes maja meil on, aga tegemist on seal palju. Aga vaata, majas ei ole ju kogudus. Kogudus on lihtsalt hoone, kus me koguneme. See on väga tore, kui see on, kuhu koguneda. Ja siis tahaks tõesti selle koha pealt öelda, et tead, kogudus on üks elav organism. Ja kui on elav organism, ta koosneb ju organitest, eks? No. Ja ma tahaks sulle väga lugeda Jumala sõna, võtta sina ka lahti 1. Korintuse 12. Ja lihtsalt ma väga armastan kuidagi piiblist lugeda neid asju, kuigi vahest tõesti on seda minu rasket piiblit on raskem kaasas kanda, nii et vahest läheb elektrooniline ka käiku. Aga 1. Korintuse 12. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja seal on palju liikmeid ja kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu siis eestlased, venelased, kreeklased, orjad, vabad, kõik, mis seisuses me praegu oleme. 14 salm, sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmeid. Nüüd ma tahaks 18 salm. Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Ei ole pastori tahtmine, ei ole minu tahtmine, vaid nii nagu tema tahtis. Ja salm 26 tahaks ka lugeda. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Mind nii hämmastab see Pauluse võrdlus. No, kuidas on võimalik? Ei ole ju võimalik lihtsalt, see on nii absoluutselt ära kirjeldada. Ei saa ju ühte ihu lihtsalt kuidagi ära pooleks lõigata ja ei ole ju võimalik. Efesuse kiri ütleb, kas te ei tea, et ihud on Kristuse ihu liikmed?
tähendab, ühtegi detaili ei ole ülearust. Ükski ei ole kellegi teise oma, vaid ta kuulub just Kristusele. Ja mina usun, et ei ole ühtegi üleliigset organit ihus. No ma usun, et see ei ole minu väljamõeldis ja minu usk, vaid piibel nagu räägib. Ma tahan uskuda seda, mis piibel ütleb ja kuidagi ma tõden, see päriselt on nii. Ihus ei ole mitte ühtegi üleliigset detaili, vidinat ja ma ütlen, mitte ühtegi üksikut detaili ja vidinat. Just, et küsimus, kes sa oled ja kes sa täna oled selles ihus ja mis sa usud. Tead, võib-olla sa võid mulle veel öelda niimoodi, et vaata oma paremale, kes su kõrval istub, võib-olla seal on see, mida ma just enne niimoodi nöökamis ütlesin, see läbi käia. Oi, teisel pool, kes istub, see on võib-olla ära mineja. Noh, kas koguduses on sellised mõtted, mõnel on sellised mõtted ja võib-olla on sinul ja minul need vahest läbi käinud, kindlasti on. Mõni ütleb, et tead, mina ei usu seda kogudust ja mina ei usu seda koguduse asja ja et peab siis nüüd kohe liige olema või? Ei, sina võid seda uskuda või mitte uskuda. Jumala sõna on ikka see, mis ta on. Nii et võta 1. Korintuse 10. peatükk. Ma tahan, et sa hakkaksid siis seda uskuma, kui sa seda veel ei usu. 22 salm. Või kas me tahame issandat teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad või? Öeldakse, kõik on lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, siiski kõik ei ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Ja nüüd tuleb siis jätkujutlus, esimene jutlus on läbi. Nii, huvitav on see, et ma ikka vaatasin teie lehekülge ja vaatasin, millest te eelmine kord jutlustasite, et kus siis edasi minna ja äkki räägin täpselt sama jutlust, kus mina tean. Ja huvitav oli see, et sina, Elari, rääkisid eelmine kord sellest, et kuidas mõtted takistavad eesmärkide täitmist ja mina oma koguduses jutlustasin mõtted ja tegelikkus. Ma mõtlesin, no täitsa. Keegi, kus kohas need koopiad tulevad, eks ole ju. Nii, et, aga ma usun, et see ei olnud täpselt see sama. Aga just siit samast sellepärast selle sissejuhatusega, et küll meil on ikka neid mõtteid siin peas palju. Meie, Jumala sõna räägib üks, aga me muudkui mõtleme. Me ikka veel ei ole nõus, me muudkui mõtleme. Alateaduses on miljoneid mõtteid, seda räägivad need neurokirurgid ja mis iganes. Alateadus töötab meil 24 tundi ööpäevas. Töötab nii ja söödab mõtteid meie teadvusesse. Ja oled sa võib-olla kuulnud niisugust väidet, et sellised nagu on sinu mõtted, selline sa ka oled? Oled kuulnud? Mina vaidleks selle vastu, mina ütlen, see pole küll tõsi. Kristlasena, läbi katsudes Jumala sõnaga, mulle tuleb vahest niukseid mõtteid minu pähe. Ma ütlen, vahest on täpselt siuke, oi, ups, Jumal, palu vabandust, et ma niimoodi mõtlesin. Aga võib-olla sa oled ka ära tundnud, aga kuule, see ei ole minu mõte. See on täiesti kuskilt sisse sõitnud. Mina ei võta seda mõtet vastu. Ma lihtsalt ei võta. Puujalg valutab. Vaat ei võta vastu seda kõik. No see oli nali muidugi. Eks ju, aga inimesed on rääkinud, meil tulevad mõtted igasugused ja kõik mõtted, mis meie pähe tulevad, tead, mul on üks retsept. Võib-olla sa tead seda retsepti, aga ma ütlen sulle ikkagi. Kristus on ju koguduse pea, eks ju? Nii, ja kui nüüd meie mõtleme, et me oleme kõik need üksikud liikmed, kes siis jalg, kes käsi, kes suu ja kõik, ja siis tulevad sinna mõtted, eks? Siis küll on hea, et see pea on Jeesus Kristus. Sinna ei tule nõmedad mõtted pähe. Vaat me saamegi ennast allutada Jeesusele, Kristusele. Kõik, iga mõtte kõrgistus, mis üles, ma allutan talle, sest ma tean Jumala sõna. Ma allutan mõtted, ma saan oma mõtted läbi katsuda. Oi, minu mõtted on nii pühad, neid ma üldse ei katsu. Las voolab sodi sisse ja sodi välja. Nii kui solgikraavis on need minu mõtted. No ei ole ju. Sul on antud meelevald, sul on antud tarkus. Katsu läbi oma mõtted. Ja see oligi see retsept. Need võivad sinu pähe tulla, aga kas sa jätad nad sinna elama? No me ütleme vahel niimoodi, minu
ma ei ole sulle pealkirja öelnud, millest ma täna jutlustan, aga ma ütlen pealkirja lõpus. Ma kuidagi tundsin kodus, et siis on mõjuvam. Selle lõpus ütlen. Tead, vahel sa ütled, et tead, niimoodi Jumala sõna räägi küll, aga vaata, mina olen vahest lihtsalt teisel arvamusel. Võtame siis teise Korintuse kirja. Ma olen täna Korintusesse armunud. Korintlaste, see, mis Paulus neile õpetas. Üldiselt oleme armunud Jumala sõnasse, see on absoluutne tõde. Nii, 10, teise Korintuse 10, 3-6 olen ma endale siia kirjutanud. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi. Meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid need on Jumala vägevad kindlustuste mahalõhkumiseks. Me kummutame targutused ja 5. võiks ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Nii et võta vangi. Kõik ütleb, tema ütles, see õde ütles, oi see õde ütles ka. Sa ei ole inimeste ori. Sa ei ole inimeste ori, sul on omal Jumala sõna, sul on omal püha vaim. Küsi oma püha vaimu käest, oi tead, ma tulin täna sinu juurde, ütle mulle ometi, mis ma tegema pean, sul raske situatsioon, nii raske situatsioon. Kuule, rahune maha, sa selles ärevuses ei suuda kuulata. Miks arvad, et tema, seesama Jumal on teil, eks? Pea on seesama. Ole seal, kus sina oled. Ja kui sina oled käsi, siis sul on sõnum kindlasti lähtuvalt sinu organi olemisest. Sa saad selle sealt. Ja kõige huvitav on see, kui sina saad sõnumi, siis see läheb kokku terve ihuga. See ei ole kunagi ihule kahjuks ega ihule hävitamiseks. Ma tean, et eelmine kord oli niisugune mees nagu Gideon. Ja Gideon temaga arvas, tema mõtles. No muidugi see on kohtumõistete raamatus, aga see toodi eelmine kord jutluses välja. Tema oli kõige armetum, kõige vähem mõju võimsamast suguvõsast. Aga mina väidan täna, et Jumal saab meiega hakkama. Jumal saab minuga hakkama, Jumal saab sinuga hakkama. Oi, ei, mina olen selline, nagu ütlen, madalam kui muru ja ma olen nagu tuhk ja põrm ja ära ole nagu tuhk ja põrm, sul on piiblis mingid kirjakohad vahele jäänud. Kuidas sa saad olla tuhk ja põrm, kui Jumal ütleb, ma olen sind loonud kardetavaks imeks. Ma olen sind loonud maailma valguseks, kuule võta nüüd ja hakka lugema nüüd uuesti seda. Vaata, mis Jumala sõna ütleb. See, et keegi ütles sulle, oi see nii minu isikut laasis, oi ta tõmbas mind maha, ta üldse ei julgustanud mind. Võib olla. Aga mis sinu Jumal sellest räägib? Ja tead ühte asja veel, mida koguduses peaks kindlasti tegema. Ma tean, et see tundub praegu, panen teid, nagu öeldakse, luurajat üks järele, aga see ei ole üldse minu mõte. See täitsa piiblist. Sa oled kindlasti lugenud 1. Moosese 4. peatükist Kaini ja Aabeli lugu. Mis seal oli? See on sulle kindlasti tuttav. Aga mind hämmastab alati see, kui Jumala sõna lugeda, selline, kuidas öeldakse, lugupidav delikaatsus. No niivõrd, kuidas sa ütled, üks vend on teise maha löönud. Mina, Marikana, mina oleks läinud ikka sinna vahele, et ta ei lööks seda maha. Ja kujutad ette, lihtsalt lööbki maha ja Jumal vaatab seda kõrvalt. Ja piibel räägib, et ta oli seal. Ma olin selle 9. salm, aga issand küsis Kainilt. Kas tõesti ta kartis nüüd Kaini silmis, Jumal kartis, et oi, et nüüd me ei ole enam Kainiga sõbrad, et ma siis ütlen talle niimoodi hästi delikaatselt, hästi niimoodi mõõdukalt, et Kain, kus su vend on Aabel? Ma arvan, et see ei olnud üldse see. Jumal küsis tegelikult, ma arvan, väga otse seda. Ja vaata, kuidas ta vastas. Ei, mina tea, kas ma olen oma venna hoidja või? Mis sa oled teinud? Sinu venna
vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Ja ma ise mõtlen, et see maa, meil oli siin juttu Eestimaa, Maarja maa. Minu elu ja mullapind. Piibli järgi see ei ole lihtsalt mullapind. Piibli järgi on see eluallikas. Piibli järgi ta kinkinud meile need kohad, kus me elame. Mine, kui sellel linnal on hea käekäik, siis on sinul hea käekäik. Kui sellel maal käib hästi, siis on sinul. Ma ei tea, kas sa õnnistad oma maad iga päev? Tihti me õnnistame maad, sellist seda maad, niisugust nagu umbmäärast asja, eks ole, tegelikult, eks inimesed kõike siin elavad, aga otseselt maapind. Jumala sõna ütleb, 5. Moosese 8:10. Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat oma Jumalat. Hea maa pärast, mille ta sulle andis. Ja ma ütlen sulle tõesti, sa oledki oma vennale valvuriks. Mitte pastor ei pea iga kord helistama. Ja ma arvan, et ei helista ka võib-olla, aga mina olen pastorina jõudnud sinnamaani. Mis ma tüütan neid? Mis ma käin neile närvidele? Kui ikka Jumal on plaanin neid tulema. Aga see ei olegi öeldud, et see pastor, ta ütleb, vennale oled sa. Vennale ja õele, küsida käest, kus ta on jäänud, kuidas ta läinud on. Küsida käest, äkki ta ei lähe siis nii kaugele kodust. Äkki ta tuleb ennem koju tagasi, kui see kadunud poiss, kes tuli küll isa juurde tagasi. Tead, selles ongi see ihu toimimine, et meid kogu aeg öeldakse, vaata, et teid ei eksistata, ega muidu Jumala sõna ei räägi, vaata, et sind ei eksitata. Sa ütled, oi, ma olen lihtsalt teise mõtte peal, mul on niuke natuke teine mõte, aga Jumala sõna ütleb, kuule, pane nüüd sinna Kristuse sõna, vaata, need teised mõtted on väga hästi leitavad sealt Piiblist. Sa oledki vennale selleks valvajaks, jah, oled, jah. Kvantfüüsika õpetab, et kõik me oleme omavahel seotud ja kõik, mida me ütleme või mõtleme üksteise kohta, see mõjutab meid. Füüsika on see koht, kus ei eksisteeri ruumi aega. Me ütleme, see oli nii ammu. Ma sõimasin täna täis, see oli üleeile, täna on juba kõik hästi. Ma ju palusin andeks. Aga me ütleme, see sõimamine oli võib-olla niuke umbmäärane väljend, aga tegelikult kogudusse tulles, ma usun, kui sa tuled kogudusse, saavad su mõtted läbi kammitud. Kõik, mul oli viimane tütar, oli siuke vanem tütar, ütleb, ema, sa lubad tal kogu aeg niukses pusas käia. Ta tegi kogu aeg endal ise soenguid. Tal olid patsid, siis tal oli peavõru ja lõpuks oli nii, et tõesti ammu polnud seda pead. Niuke ise omast arust kammis. Ta ütles, vaata, miks need pusad tal peal on. Aga meil, kui me lastes olime, sa tulid meie rühma ja sa tegid iga kord rühmast läbi minnes, võtsid suka. Vaat siis olid need nõukaaegsed puuvilased sukapüksid, tee muidugi pooled sellest ei teagi sest midagi. Aga mina läksin ma olen lasteõpetaja ka veel lisaks. Ja siis ma läksin oma lapse rühmast läbi, võtsin ta niimoodi, et ikka sukapüksid ja patsid tugevasti pähe. Jälle tagasi valus, eks. Ja niimoodi, saad aru, me justkui olles selles, aga kirikusse vahest on vajagi, et meid keegi sätiks. Pani natuke juuksed tugevamalt, pole midagi, tõmbame tagasi. Ja tegelikult need on horisontaalsed suhted. Ja kui me räägime selle Kaini ja Aabeli lugu, siis Vanatestamendis on sellest kirjas, aga uues ka või? On küll uues ka kirjutatud. On jah. Te teate seda lugu Tiitusest, kui Paulus jättis 2. Korintuse kirjas. Vend Tiitus oli kadunud. Nii suur äng, ma ei loe seda, sa võid ise lugeda, see on 2. Korintuse 2, 12, 13, kuigi ma alguses mõtlesin, ma loen, aga ma praegu ei loe. Et kuidas ta oli nii ängis, kus on Tiitus? Ma pean minema Makedooniast, sest teda ei ole siin, kus ta on? Ma ei saa edasi teenida. Ma ütlen, Paulus nüüd otsib, kuule, Paulus, sina peaks küll üksinda hakkama saama. Me vajame teineteist. Me vajame tõesti seda igat ühte ja siis ta lähebki, Piibel ütleb, ta jättis kõik sinna paika, põrutaski Makedooniasse. Leidis oma venna üles, see oli seal teisi julgustamas. Ja see 2. Korintuse 7, 5, 6 ma panin sinna. Tegelikult see julgustuse koht on hea lugeda. Võta lahti 2. Korintuse kiri, 7. peatükk. Ja salmid, ma loen 5 ja 6, siis loen 7. Nii, 5 ja 6, sest tõesti,
kui me tulime Makedooniasse, ei olnud meie ihul mingit hõlpu, vaid meid vaevati igati. Väljas olid tülid, sees kartused, aga Jumal, kes julgustab alandlikke, on meid julgustanud Tiituse tuleku kaudu. 7. See ei olnud üksnes tema tulek, vaid ka julgustus, millega teie teda olete julgustanud, nii et ma veel enam rõõmustasin, kui ta meile jutustas teie igatsemisest, teie kurtmisest, teie innukusest minu pärast. 13-14 loeks ka. Selle tõttu me oleme nüüd julgustatud. Peale oma julgustuse oleme ka veel palju rohkem rõõmustanud Tiituse rõõmu pärast, et vaim on leidnud kosutust teie kõikide poolt. Ja et me ei ole jäänud häbisse, kui ma olen teid temale kiitnud, vaid nagu ma teile olen kõik rääkinud tões, nii on ka meie kiitlemine Tiituse eest tõeks saanud. Iga üksik on nii oluline. Jeesus teadis, et kui ta rajab koguda, siis ta rajanud seda mitte pilliroo peale, vaid kaljule. Ta ütleb, Peetrus, sina oled kalju, sellele ma ehitan koguduse. Just oli Peetrus, on niukse prahmaka teinud 3 korda salanud ja me mõtleme, ei, nüüd teeme Peetrus ikka niimoodi, 6 kuud oled sa kõigepealt niimoodi, et sa ei teeni ega mitte midagi, me valvame, me vaatame sind, me kontrollime sind. Jeesus, ta teadis, et selle läbikukkumisega ja kui me eksime vahel, sellega me õpime 10 korda rohkem. Võib-olla kui kõik õigesti tehes. Ma tean ise seda väga täpselt. Ja ta ütleb, no lihtsalt, kuidas ta ütleb, ta saab, ma järeldan ainult seda, ta saab meiega hakkama. Jumal teeb seda tööd, ta ütleb, ma alustasin sinus ühte tööd. Ja nüüd edasi peab pastor lõpetama selle töö. Pastor teeb oma osa. No mul nii hea oli samal positsioonil, et igale poole peab see pastor ennast toppima. No te teate ju küll, kuidas see, vähemalt mina tunnen niimoodi vahel, et katsun ennast läbi, kas ma liiga palju ei topi, kas ma liiga palju ei ela teiste inimeste elusid. Tõmba tagasi nüüd natukene. Nooren olin palju innukam, palju tulisem, no mitte tulisem sekkuma teiste ellu, eks ole. Sest et peab ju aitama, eks ole, peab ju ligemest aitama, sest nagu mina teaks kõike, ei tea mina kõike. Nii, aga kogudus, Jeesus teadis, kuidas ta Peetrus ütles, et kogudus on see tõesammas ja maailma valgus ja sool. Ja ta ütleb, ma tahan sulle täna öelda seda, et Jeesus hakkab tegema suuremaid imesid. Ta valmistab kogudust tervendama, uuendama, värskendama ja imed sünnivad. Ma ei tea, kas teie olete kuulnud seda lugu ühest treenerist Joe Kennedyst, kes oli jalgpallitreener ja tema pöördumine oli niuke hästi kardinaalne. No tõesti siuke, maa oli must ja taevas oli valge ja ühesõnaga kõik sai äkki oma kohale. Ja kui tema pöördus Jumala poole, kuna ta oli jalgpallitreener, siis ta ütles Jumalale, et iga kord, kui algab mäng, ma kummardan selle platsi peal sinu ette, põlvili maha ja ta palvetas 15 sekundit. Aga teate, see oli minu meelest oktoobrikuus kuskil ja sellest oli lausa kohtuprotsess niimoodi, et kui ta 15 sekundit põlvitas ja palvetas, see oli tema lubadus Jumalale ja selles, aga nõiad ei olnud sellega sugugi rahul, nii et see treener 7 aastat kehtis, see kohtuprotsess kestis, ta kaotas oma töö ja nüüd alles hiljuti, ma vaatasin neid, et see oli oktoobrikuus minu meelest. Või oktoobrikuus oli see tunnistus, mis ma kuulasin. Ühesõnaga, et lükati USA-s peale selle kohtuotsuse veel 7000 kohtuasja kristlaste vastu. Küll olid seal kellel pildid vales kohas ja kes valel ajal tunnistanud 7000 kohtuprotsessi Ameerikas USA-s. Nii et see oli tüübi poolt, kes ei olnudki pastor, ta oli ainult mees, kes nõtkutas oma põlvi Jumala ees. Nõiad ei arvanud, et see on tühine asi. Just täna oli. Kõrvad ei olnud neil kolle. Nad teenivad, mida nad teenivad? Keda? Keda need nõiad teenivad? Niisiis. Ma kaotsin oma järje. Et ükski ei võida sõltuvuse aheleid, aga
me võime ükskõik mis olukorras olla, aga see, mis toimub koguduses, see on üks, kuidas ma ütlen, koguduses voolab õli, koguduses voolab vesi, koguduses see püha vaim, me oleme tunnistajad selle kõigile ja kui keegi kuskil saab sellise tunnistuse või sellise, kuidas 7000 kristlaste, tead see on nii, no mind julgustab see näiteks, kui ma niisugust asja kuskilt kuulen või keegi kuskil on mingis jutluses, ma olen rääkinud, siis minu jaoks on alati nii põnevad, ma alati püüan neid edasi rääkida. Nii et ma usun, et väga palju tunnistusi tuleb nii Paliveres kui Tallinnas, aga et järgmine probleem, mida mina olen aru saanud, kogudusse tulevad inimesed ütlevad, et noh, ma saan aru küll koguduse liige ja kõik, aga tead, meil siin kogudus on hästi palju niisugused üksikud inimesed ja vaata, me oleme üksikud ja me tuleme kogudusse ja me oleme ikka siin ka üksikud. Tead, ma ütlen, see on vale. Ma ütlen, see on laus, saatana, vale sulle, sest üksindus on vaim. Ja kui üksindus on vaim, seda nii väga tahab sulle selgeks teha. Tunne on üksida. Vaata, Paulusel oli ju sõber, kellega ta käis, eks ole, mööda maad ringi. Aga sinul ei ole ju kellega koos palvetada. Oota, kui sa ikka otsid, küllap sa selle leiad, selle oma, kellega koos võidelda, küllap sa ikka leiad selle. Näiteks, mina tean, et minu koguduses on nii olnud, äkki on teil ka nii, et inimesed ütlevad, me oleme väga üksi. Aga kui pastor ütleb, kuule, tead, meil on siin koduosadus, tule. Oi, tead, meil on nüüd see talgud tulemas. Et noh, võtke abikaasad, kõik kaasa, teeme tead tööd. No, et see ei ole nii väga vaimulik, tulge ikka. Ei, pastor, mina ei saa. Ei, vabandage väga, mulle ei sobi see. Või on ööpalve. Ei, no mis lollus see on, inimene peab öösel magama. Mis ööpalvest te räägite? Aga me räägime ju, sa tunned ennast üksinda. Tule kokku teistega. Tule kogudusega kokku. Muidugi sugulastega ka tore kokku tulla. Aga tule kogudusse kokku. Maailma kantslist kostab väga palju moraali. Väga palju. Aga meil ei ole lootus kadunud. Aga ühte ma ütlen sulle küll. Et, no mis nüüd mina, aga noh, tsiteerin seda tõdemust, milles ma olen nii veendunud. Kristlase elu eesmärk ei peaks olema püha ja õige elu. Ma kohe selgitan, miks ma nii mõtlen. Kui endile sellise eesmärgi panete, tead, sa põrutad eesmärgist mööda. Sinu Jeesus Kristus, Jumala poeg, vaat tema tundmine, tema isiku tundmine peaks olema sinu elu eesmärk. Tead, kui sa tunned poega, siis sa mõistad seda, kogudus on üks hingamine. Siis, et sa oled lunastatud tõesti Jeesuse verega. Siis, et tegelikult sõna ütleb, kõik, mis valed on mu mõtetesse pähe kuskile tulnud, ma ei ole üksi. Kõige tähtsam on minu poja tundmine ja nüüd ma ütlen sulle, tead, kui ühel päeval Jumal mulle ütles, palu mult, et sa armuksid minusse. Palu mult, et ma aitaksin sulle armuda minusse. Alguses mul oli niisugune tunne, oot. Ma ju seda peaaegu, et samamoodi nagu ma palungi, aga siis ma sain aru, et kui keegi ütleb, kuule, tead, su süda on läinud külmaks, et pöördu Jumala, su silmad vajavad nüüd salvi küll, see on ilmutuse raamatus, siis ma mõistsingi seda, see osadus pojaga ja kui ma üldse midagi vajan, siis ma küsin oma issanda käest. Ta on andnud meile püha vaimu, ma küsin kõike tema käest. Kuidas sina teed? Ja mina olen palju aastaid teinud. Mingi olukord tuleb. Teate, mis ma hakkan tegema? Ma mõtlen. Oi, ma mõtlen nii nagu Simpson mõtles seal, kui ta oli silmast peast välja pekstud. Lasi mööda seda veskikivi. No kuhu sa lähed, kui sa ei näe? Lased mööda ja sina lased ka mõtted. Jumal, sina oled see, kuhu alla ma need vangi panen. Sina oled see, kelle poole ma hüüan. Ja ma ennem siia tulekut millegipärast hästi palju Jumal näitas mulle seda Simpsoni lugu ja kui ma lõpuks sain tuumale pihta, siis ta
ütleb Simson, kui jumal kinkis Simsoni kogudusse või tegelikult, vaata Iisraeli kogudus on ju võrdmärgiga, eks ole, nii nagu Iisraeli rahvas. Ta ütleb, et sinnamaani nad olid kitsikus, nad hakkasid kisendama Jumala poole. Aga kui Simson tuli, mitte keegi ei palvetanud. Ja kui Simson tuli sellesse paika, siis tegelikult Simson ei teinud üldse koostööd selle generatsiooniga. Te võite kodus uurida natuke seda ka. Ma olen selle enda, see siuke tunne, et ma ei tea, miks Jumal, ma nokkisin, mida sa tahad mulle sealt seest nagu näidata. Ja siis ma sain aru ühte põnevat asja. Jumal, 40 aastat olid nad vilistite kätte antud, need mõnitasid, alandasid, mis iganes. Ja siis on äkki üks perekond. Ja seal perekonnas on isa, kelle nimi on Monoah. Ja teate, kui huvitav? See nimi tähendab lõdvestunud, ilus, rahulik, mitte pinges. Ja mulle tuleb pilt silmad ette. Nii nagu meie, kui me teenime Jumalat, me oleme rahus. Neile sünnib poeg. Ja seal on paar situatsiooni, kuidas ta läheb, nõuab omale vilisti naise ja Piibel ütleb seal, ema, isa ei saanud aru, aga vaata, see oli nagu Jumala käest, et see konflikt seal vilistitega oleks. See on kõik kohtumõistate, et Simsoni eel ei olnud palvet. Ta ei teinud koostööd, aga kogudus on ju palvekoda, eks? Ta võttis väravad ja käristas ja viis need mäkke ülesse. Mina mäletan, et ma ei olnud, mu vanaisa tulid hiljem Jumala juurde, siis ma kuulasin Jumalast. Nii et minu kodus tegelikult, nagu ma teada sain, räägiti psalmide kiituslauldega küll. Vanaema ikka nimetas igast asju niimoodi. Aga siis nad rääkisid Simsonist. Ja kui sa vaatad seda laste piiblit, seal on Simson tehtud ikka niisugune tõsine mees. Ja loed seda, vaata, kuidas vahest need visuaalsed pildid lähevad nii lahku sellest, mis on Jumala sõnas kirjas. Aga tegelikult, miks Liila ütleb Simsonile, kus su jõud on peidus? Sina, kallis kristlane, kus sinu jõud on peidus? Sinus on see püha vaim, kes sinus on. Vaat see teeb sinuga koos vägevaid tegusid. Jumal juhib sulle. Mis saab olla tarkus nendel juhtidel, kui nad ei tunnegi Jumalat? Nagu oli siin Eestimaa juhtide kohta. Aga kui sa tunned Jumalat, siis sa ei kõnni äkki ringi ratast. Muidugi Piibel räägib selgelt, et kuidas ta läks ikkagi selle meelsuse sisse, aga ta võttis ära need väravad. Ja ülistuses oli just, või Marja, sina vist palusid seda, ütlesid, et tehke väravad kõrgeks, eks. Ja ma, kuna mul on isiklik ilmutus selle kohta, siis ma tean, Paliveres üks hetk minule sattus kõik sõna, mis rääkis väravatest. Ma olin kuidagi nagu pommitatud selle sõna poolt, värav. Ja siis vaata, kui sa ikka Jumal midagi tahab sulle rääkida, siis sa lihtsalt leiad, ta juhib su poole selle info. Ja äkki ja korraga ma sain, meie peame ka Paliveres väravad õnnistama, et Kristus saaks sisse tulla. Ja siis ma sain aru ühest asjast, et Palivere tuleb sisse 7 teed. Kunagi oli raudtee, nüüd enam raudteed ei ole. Ja et 7 teed tuleb sisse ja tead, me kirjutasime Jumala sõna alusel, koostasin kirjad, läksime kogudusega, sõitsime välja, läksime igale poole, kaevasime augud, panime sõna otseses mõttes, täpselt niimoodi me tegimegi, et panime need paberid mulla sisse, õnnistasime, käisime kõik need teeotsad, kõik need 7 teeotsa läbi ja kuulutasime, see paik kuulub Jumalale. Siin ei ole enam nõidadega mingit tegemist, see kuulub. Ja Simson viis väravad, kõik, kes oli nende vilistite meelsuse ja nende alla sattunud, ta võttis need väravad ja viis nii kaugele mäkke üles. Nii et mõtled, kas on seoseid Jumala sõnas? Jumala sõnas on nii palju seoseid. Ja kui siis Simson, kõige selle lõpuks, mina kuidagi näen Simsonis selles, et ta seisab seal selle noore mehega või nagu me ütleme, inglise keeles, ma ei tea, kas on kirjutatud, keegi ütles 13 aastat, minu piiblis seda kirjas ei ole, vaata ma nagu neid keeli väga, vene keel on see, mida ma küll lisaks loen kogu aeg, aga et ühesõnaga see poiss oli ta kõrvalt, tule vii mind. Ja ma ütlen, lõpuaegade kogudus, ma arvan, et seisab.
õlg õla kõrval, käest kinni, erinevad generatsioonid. Ja ma arvan, nii nagu Malaki raamatus, nii nagu Jooli raamatus, ma valan oma vaimu kõige liha peale ja need minu pojad ja tütred hakkavad, sa ütled, minu pojad ei olegi veel Jumala juures, minu tütred ei olegi veel Jumala juures. Minul ei ole ka hiilata sellega ja tegelikult nad tunnevad Jumalat, mingi aeg on teeninud koguduses lausa, kõige noorem tütar on 9-aastaselt teenis, kuni ma ei tea, kas ta oli 14 või teenis koguduses lastetööga. Aga nüüd ta ei teeni. Võõral maal elab. Kas mina saan teda? Ja ma ütlen, mul ei ole mitte millegiga Jumala ees seista ja öelda, Jumal, mida ma siis nii vägevat olen teinud, ma olen ustav ainult olnud, kõik, mis ma olen olnud. Ja seegi, ma arvan, on sinu käest. Ja seisan seal selles paigas, kus ma olen. Ja teen täpselt seda, mida sa ütled, et ma teeksin. Ja kui seal Simson saab surma, ta ütleb, et 3000 meest ja naist said hukka. Nii et ta tappis rohkem oma surmaga kui eluajal. Ja püha vaim juht tuletas meelde, oota, kuskil on 3000, kuskil on veel 3000. Apostlite tegu raamatus, kui Peetrus ütles, 3000 tulid ühe pauguga Jumala juurde. Tead, ma usun, veel suuremaid asju saab sündima. Ma lihtsalt usun seda. Sellepärast, et ma olen täpselt seda sama asja teinud. Ma tean, kui ma seda Karl Reitsi raamatut lugesin ja seal on see, et see rahvas hukkub täiesti. Ma olen sellepärast palunud. Ma olen andeks palunud. Anna andeks selle rahvale see kangus. Anna andeks. Ja ma tänan Jumalat, et meil on Eestimaal ikkagi need kogudused, kes otsivad Jumala palet. Halleluuja. Ja minu tänase juttuse pealkiri oli tegelikult see, et pane mind sinusse armuma. Ükskõik, mis olukord mu elus on, kas on kitsas koht, kas ma ei ole midagi aru saanud, kas ma olen vahest ekslik. Aga kui ma panen sinna, ma armastan ju sind. Sa juhatad mind välja, kui ma olen hakanud ringi ratast kõndima. Jumal, ma armastan sind, too mind sellest olukorrast välja. Ma olen elav organism, tähendab elav organism, ma ei ole veel surnud, mul on lootust. Jumal lõpetab selle töö, mida ta alustas meis. Ja nüüd tuleb tegelikult kolmas jutlus, mille ma nüüd edasi enam rohkem ei räägi. Aga kui ma kodus olin, siis Jumal kuidagi õhutas mind üles, et ma jooksen sellest lihtsalt läbi. See on mul mingi uus jutlus, mida ma ei ole jutlustanud veel. Aga kuidas siis seista, mismoodi, millise meelsusega? Ma räägin päris kogudusel, peaks olema nüüd see, et oota, ma ütlen kohe proovin. Jeesus ütles, ma ehitan koguduse põrgu väravad, ei võida seda ära. Kui sa tahad, et sul on väga mugav ja et sa meeldiksid kõikidele inimestele, siis tegelikult kogudus ei ole see kruiisilaev. Ma arvan, et ta on sõjalaev. Nii et päris kogudus on oht põrgu väravatele. Ja põrgu peaks kogema seda, et sina oled siin ja et sa palvetad ja kurjad on ärevil, kurjad vaimud on ärevil. Sest sina selles koguduses ja sina oled siin selles kohas oma liikmetega ja ei ole siin mingit alternatiivset eluviisi, et oi, meie oleme nüüd osad, nüüd ta näeb igal pool neid teemoneid. Mis on koguduse ja tema liikmete vastu? Vaenlane ja see on saatan. On ju? Ta on kindlasti Jumala plaanide vastu, absoluutselt. Siis meie kõige parem palve on, Isa, siin ma olen. Siin ma olen. Ma siiralt olen veendunud, et saatan vihkab sellist palvet, kui me alistume tema ees, nii nagu Abraham alistus. Kui me ei ole juhtimise all, Jaakob nägi unenäo, et see unenägu täpselt, mis ta nägi. Unes, isegi see, mis Jumal juhtis teda unes. Ma olen siin, Jumal. Ma olen valmis astuma sinu juhtimise alla. Me vastame kutsele. Kui Mooses oli, ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvõitsa võõsast ja Mooses ütles, Mooses, Mooses. Ja ta vastas talle, siin ma olen. Jaakob ütles,
me kuuletume Jumala häälele, nagu Saamuel ütles, siin ma olen. Ja ole valmis, kui nagu Jesajale ta ütles, kuhu ta minema peab, mina olen siin, Jumal kasuta mind. Me saame hakkama kõikide raskustega. Isegi see Hananias sealt Apostlite tegudest, kui Uut Testamenti, ta ütles, issand, see ei ole see Hananias, kes surma sai, see on teine Hananias. Et issand, vaata, siin ma olen. Ja ma tahan lihtsalt sinuga koos lõpetada palvega ja siis ma räägin selle sõnum. Isa, me täname, et me kogudusena võime seista täna siin selles paigas ja öelda, issand, me alistame ennast. Isegi kui me ei oska alistada, siis me täna ütleme, issand, me ei saa ise hakkama. Me seisame sinu ees ja ütleme, issand, me oleme nagu plekkpurgid või me oleme tühi anum. Palun puhasta meid seespidi. See ei kõla väga auliselt, aga minu meelest on see väga ilmutav. Sellepärast, et me seisame, täida sina meid, isa, täida meid, me oleme nõus sinuga, me oleme kõigest läbi käinud, meil ei ole enam mitte midagi endale hoitud, me oleme kõik ära andnud, me oleme kõik panustanud, me oleme panustanud oma aja, me oleme panustanud kõik, võime öelda isegi mõnes mõttes tervise, me oleme kõik andnud, issand, ja siin me oleme ikka veel lahingu väljal, me oleme ikka selles paigas, isa, me palume, ma palun selle vaimu vastu, kes koguduses, inimesed tulevad kogudusse, nad ütlevad, ma olen üksi, mul ei ole siin kedagi. Isa, ma seon kinni selle vaimu Jeesuse Kristuse nimel ja ma ütlen, kogudus on ihu, see funktsioneerib, kõiki on siin vaja, absoluutselt kõiki, mitte keegi ei ole ülealune, mitte keegi ei ole koguduses üksik. Isa, siin me seisame sinu ees ja lihtsalt katsu meie südamed läbi. Me ütleme, kui ma olen leigeks jäänud, isa, siis elusta minu süda. Kui mu süda on kõrvale läinud teelt, siis issand, sina oled see, kelle poole ma hüüan. Issand, tee mu süda jälle lihaseks südameks, et ta ei oleks külm, et ta ei oleks hangunud. Issand, me täname, et kui siis Simson seisis koos selle poisiga, siis mina ütlen, meie ei ole mitte need, kes me oleme vahest nagu, me oleme vabaduseks kutsutud, me oleme nagu mustangid, kes tormame ja tegelikult vahel oleme nagu hipodroomil. Isa, me tahame vaadata hipodroomi taha, seal on avarad väljad. Issand, näita meile oma silmadega. Issand, näita meile, las meie kõrvad saavad salviga võitud, et me jälle kuuleme sind, issand. Anna meile andeks, kui me oleme sinu ees eksinud. Anna meile andeks, issand. Me ei ole iseenesest õiged, me oleme Jeesuse risti surma läbi lunastatud, õigeks tehtud. Ja kui me oleme nüüd õigeks tehtud, siis me usume, et meil on andeks antud ja me ei pea enam vingerdama Jumala ees. Me ei ole süüdlased Jumala ees. Me oleme õigeks Jeesus läbi õigeks tehtud. See ei ole minu plaan, see on Jumala plaan. See on täiuslik plaan. Isa, ma õnnistan igat ühte siin koguduses Jeesuse Kristuse nimel. Õnnistan tema kutsumises. Õnnistan selles, mis Jumal on alustanud temast, ta viib selle töö lõpuni. Õnnistan, issand, et sa päästad oma väelisi ja toidad neid oma leivast, issand. Sina oled armuline Jumal. Ma tänan sind Jeesuse Kristuse nimel. Tänan, issand. Las me olla nagu need plekktopsikud, täis sind, mitte midagi muud. Võta kõik ülearused mõtted sealt meie topsikutest ära, võta ära kõik see pahk, mis me oleme sinna kogunud. Las see ole täis sind. Sina oled, me oleme sinu omad ja see on väga õige, et me oleme sinu omad. Täida sina seda, kes ma olen Jeesuse Kristuse nimel. Amen.